Iisrael teatas, et operatsioonis kõrvaldati veel üks Iraani tähtis ametnik. Jah. Iisraeli ametnik ütles Fox Newsile, et Iraani luureminister Ismail Khatib suri öises täppisrünnakus. Khatib juhtis Iraani globaalseid rakke, magavaid rakke üle maailma, mis ähvardasid USA poliitikuid ja isegi president Trumpi. Ametnik ütles, et mehel oli ameeriklaste veri kätel. Nad väidavad, et Khatib oli operatsiooni eepiline raev esialgsete rünnakute ainus ellujäänu, mis tappis Iraani ülemjuhi. Lisaks umbes 40 sekundi jooksul tapetud 40 ametnikule jälgime samal ajal uusi laske Iraanist. Öösel lendasid raketid üle Iisraeli keskosa. Osa peeti kinni ja mõnel oli kildmoon. Videos näete, mis siia jäi. Tel Avivi äärelinnas tõusid leegid parkimisalalt hoone all. Ramat Gani piirkonnas hukkus 2 inimest. Tulime tagasi kohas, kus intervjueerisime sõjaväepressi esindajad. Seal said korterid palju kahju. Kõik see toimus samal ajal, kui iisraelased alustasid uut rünnakute vooru Liibanoni pealinna Beirutisse, sihtides Iraani suurimat liitlast seal Tahie linnaosas. Need rünnakud järgnesid Hezbollah raketirünnakutele Iisraeli kesk- ning lõunaosa vastu. Siin näete rünnakuid, mis toimusid öösel Liibanonis ja seda, mis Beirutis alles jäi. Üks elamuhoone hävitati täielikult ühes neist rünnakutest. Nüüd ei ründa iisraelased enam ainult Liibanoni, vaid ka Iraani, uue rünnakute lainega. Täna teame, et eile olid revolutsioonikaardi väed sihtmärgiks oma kontrollpunktides Teherani ümbruses. Trumpilt küsiti Iraani ohu kohta. Vaata, mida ta siis ütles. Nad on olnud oht, kuid nüüd tuleb nendega tõsiselt arvestada. Kui ma poleks lõpetanud Obama kohutavat lepingut, tuumalepingut Iraaniga, oleks teil olnud 4 aastat tagasi tuumasõda, oleks teil olnud tuumaholokaust. See oleks juhtunud uuesti, kui me poleks seda kohta pommitanud. Peamine küsimus on Iraani võimekus tulistada rakette Iisraeli ja piirkonna pihta, millele president Trump viitas. Iraan püüdis saada tuumarelva ja kui nad oleksid kinnitanud lõhkepea ballistilisele raketile, oleksid nad tabanud piirkondlikke liitlasi. Just seda president kirjeldas kui vahetut ohtu Ameerika Ühendriikidele, nende vägedele ja Iisraelile. Ray, Wall Street Journal kirjeldab üksikasjalikult, kuidas iisraelased ja meie luureametnikud valmistavad riiki ette võimaliku võimu ülevõtmiseks. Ja mida nad teevad on see, et nad üritavad peakortereid pommitada. Nad pommitavad peakortereid sundides inimesi lahkuma. Need juhid, kes viibivad laagrites või maa-alustes käikudes, peavad väljatõstmise korral suunduma spordikompleksidesse. Ja kui nad kogunevad, siis viiakse nad sealt ära. See on nende juhtkonna süstemaatiline kõrvaldamise viis. Mossad võtab ühendust juhtidega ja ütleb, sa oled mustas nimekirjas, sul on valik. Lahku kohe, ühine rahvaga või oled surnud mees. Nad lihtsalt vastavad, et lahkuvad. Kas oled ka hiljuti sellist kuulnud? Jah, kindlasti. Kulisside taga töötab reaalajas luure, et ametnikud leida ja kõrvaldada. Rünnak Khatibi vastu oli USA ja Iisraeli ühine luureoperatsioon, mille eesmärk oli tabada Iraani juhtkond ja tugimeeskond. Eilsed rünnakud Teheranis olid suunatud piiramisrõngas olevate maismaa jõudude jalaväelastele. Need on inimesed tänavatel, kes juhivad kontrollpunkte, et tegelikult külvata elanikkonnas hirmu ja takistada neid tänavatele tulemast. Ameerika Ühendriigid ja Iisrael soovivad vältida seda ning anda Iraani rahvale võimaluse rahumeelseks meeleavaldamiseks. Selle aasta alguses nägime kohalike võimude jõhkrat mahasurumist. Nii tuvastab see reaalajas töötav luuresüsteem isikud ja korraldajad, kes protestijaid maha suruvad ning kõrvaldab nad õhurünnakutega. Nii et Hansel, kas see saab niimoodi jätkuda? Aitäh, Trey. Donald Trump ütles sel nädalal, et Iraan suhtleb meie inimestega ja kokkulepet sõlmida. Brian ütles, et Iraani välisminister vahetas IKOFiga sõnumeid ja IKOF teatas sellest. Tema väitel ei, ma ei teinud seda. Usaldame Trumpi administratsiooni rohkem kui Iraani juhtkonda. Kus peitub tõde? Iraanlased väidavad, et ei sihi tsiviilisikuid, kuid just külastasime korterit, kus 2 eakat tapeti.
Kobarrelvade rünnakut väidetavalt ei suunata lahe piirkonna vastu, kuid neid riike rünnatakse iga päev, väidetakse, et väina ei miinita ega piirkonda ei ähvardata, kuid Iraagis turistatakse ballistilisi rakette USA saatkonna pihta ning saadetakse droone ja rakette käsilaste kaudu. Kohalikud šiidirühmitused kuulavad sageli Iraani režiimi, kuid see erineb tegelikkusest. Nad peavad varjama, et otsivad kokkulepet USA-ga. Peame meenutama ka sõjaeelset aega. Enne operatsiooni eepiline raev suhtes USA erisaadik Steve Witkoff iga päev Iraani välisministriga. Seega pole üllatav, et nad nüüd räägivad. Aga Trey, see luurejuht Khatib oli kahekordses rollis. Ta on luureminister ja allus osaliselt revolutsioonilisele kaardiväele, IRGC-le. Ta juhtis paljusid praegusi rünnakuid. Ja samuti tehisintellekti või neid, mis olid suunatud tsiviilisikute vastu. Kas tema all on praegu keegi, kellel on sama roll? Iraanlased valmistusid võimalike rünnakutest juhtkonnale. Kas leidub inimesi, kes on valmis ametikohad üle võtma? Arvestades nende verist tausta on see märkimisväärne. Iraani nimel tegutsevad uinuvad rakud üle maailma, saavad terroriaktide korraldused inimestelt nagu Ismail Khatib. See ametnik ütles mulle ja ma loen ette ühe kõrge Iisraeli ametniku tsitaadi. Sellel mehel oli ameeriklaste veri käte peal. Tema võrgustik sihtis USA ametnikke, sealhulgas president Donald Trumpi. Ja jällegi see näitab, kui ohtlikud need isikud on. Nad võivad anda teatepulga üle teistele Teherani ametnikele ja tõenäoliselt teevadki seda. Iisraeli ametnikud ütlesid Fox Newsile, et see on jahtimisoperatsioon ning nad hakkavad neid ametnikke jahtima ja kui tapetuid asendatakse. Ameerika ja Iisraeli luure jälgib neid iga päev, eriti kui nad internetti lähevad. See loob tingimused, et Iraani rahvas tõuseks üles kohe, kui avaneb võimalus edu saavutada. Lõpuks ütlevad järjekorras ootajad, ma ei taha seda tööd, sest suren lõpuks. Loodetavasti. Hästi. Suur tänu! Kallis Trey, räägime Steve Harriganiga, kes on Armeenia-Iraani piiril ja selgitab, kuidas presidendi ja NATO suhted mõjutavad operatsiooni. Steve, Brian, president räägib, samal ajal kui iraanlased suurendavad rünnakuid Iraani positsioonidele Hormuzi väinas. Õhujõud kasutavad piirkonnas 5000 naelaseid GPS-pomme laevavastaste rakettide vastu. Viimase 24 tunni jooksul hävitati osa maa-alustest või kindlustatud sihtmärkidest, nagu te mainisite. President kritiseeris NATO liitlasi abi puudumise pärast väina avatuna hoidmisel. Siin on president Trump, jõud. Me ei vaja üldse abi. Me hävitasime nende mereväe ja relvajõud igas mõttes. Nende õhuvägi on nüüd purustatud. Neil ei ole õhuväge ega mereväge. Ma arvan, et NATO teeb vea. Ma ütlesin juba ammu, et tead, ma mõtlen, kas NATO oleks meie jaoks olemas. Nii et see on üks asi. See oli suur proovikivi, sest neid polnud vaja, kuid nad pidid seal siiski olema. President rõhutas ka, et USA saatis $100 miljardeid abi Ukrainale sõjas Venemaa vastu. Euroopa ei andnud Iraani konfliktis ühtegi miinijahtijat. Annan sõna teile tagasi. Aitäh sulle, Steve. Samal ajal lihtsalt täienduseks sellele, mida ta ütles, seni on Prantsusmaa öelnud, jah, me osaleme pärast seda, kui konflikt on lõppenud. Meie ei pea seda tegema. Tänan. Lindsey Grahami sõnul pole president kunagi olnud nii ärritunud kui siis, kui Jaapan ja teised ütlesid, et me ei tee seda teie kaitseks. Nad ütleksid, et neil on vaja ettevalmistust. Nüüd nad ründavad meid, aga sa pead valmistuma luureandmete tõttu. Me ei räägi sulle sellest. Viimase 40 aasta suurim oht on siin. Kogu teie nafta tuleb sealt ja te näete, kuidas see juhtub ning kuidas te kõik sellest kasu saate. Ja sina? Mul kulub paar päeva, et hävitajad selleks valmis saada. Ma saan aru, aga lihtsalt öelda ei liitlasele, me võiksime lahkuda. 3% naftast tuleb sealt. Kes taksa? Jaapan, Euroopa, piirkondlikud liitlased nagu Jaapan saavad 90%. Tuleb märkida, et see ei ole alati nii olnud. Kõigepealt avaldas president nendele riikidele survet, et saaksime baasides tankida. Sealt see kõik alguse sai ja kui nad sellest keeldusid, ajas see neid vihaseks. See oli umbes nii.
Olgu, te aitate meid sõjas, kuid ei soovi avalikku seotust ega toetust. Nüüd kasutab ta seda pigem tuleproovina. Vaata maismaa operatsioone. Iisraelased ja USA valitsus ei vaja abi, oleme neid hävitanud, kuid nüüd seisame proovikivi ees. Need riigid, kes tavaliselt saavad meie toetust, E não esquecemos as tropas. toetame ka välismaal meie riigi eest võitlejaid.